Tulevik TV fännistuudio number 2 Viljandi Kunstmuru väljakult. Mehed on siit lahkunud, publik on siit lahkunud, aga üks tunne ei ole lahkunud. 1-0 võit, see tunne Kalevi üle jääb pikemaks ajaks südamesse. Fännistuudios täna minuga koos Marko Kristal, peatreener, ja Alvar Loog, legendaarne tuleviku fänn, ja kuskilt Taamalt varsti tuleb ka Tauno Mõttus ja räägime ka temaga. Marko, võtame sinuga mängu kokku, siis saan su minema lasta ja hakata fännianalüüsi tegema. Väga napp võit, väga rasketes oludes, aga ometi sisu oli 100-ga. Jah, ja see on, jalgpall on kord niimoodi, et igast asjadest tuleb nagu üle olla, sellest välja tulla. Täna tulime sellest nagu auga välja, et loomulikult ei olnud see nagu plaanis, et me peaksime enamus mängu 10-kesi mängima, aga kui niimoodi juhtub, siis ma ütlen veel kord, et müts maha meeskonna ees, kes tegi nagu väga kõvasti tööd selle nimel, et need 3 punkti ära tuua. Näha oli, raske oli, aga kes ütles, et kerge peab olema, ja poisid tulid sellest nagu väga auga välja. Sa läksid poolajale teadmisega, et teine poolek tuleb mängida 10 mehega. Argo Arbeiter, Tallinna Kalevi peatreener, sinu vanas semu ja koondise kaaslane. Ütle nüüd ausalt, kas sa natukene teadsid, mida Argo hakkab tegema ja tegid oma plaane vastavalt sellele? Ei, ma arvasin, et Argo palju oma mängu ei muuda, et nad tahavad niimoodi mängida ja nad mängivad kedasi. Me olime 10-kesi väljakul, muiduks mul esimene poolegi oli 10-kesi oli. Nii et ei, ma ei mõelnud nagu selle peale, mida nemad teevad, ma rohkem mõtlesin selle peale, mida meie peame tegema. Ja ütleme nii, et selgi oli see, et me palju ründama ei hakka. Kuigi meil oli veel niisuguseid võimalusi, kus ma oleks võinud selle mängu nagu enda poole pealt isegi ära otsustada. Aga selge oli see, et see tuleb üks niisugune kannatamine ja poisid kannatasid selle ära ja tulid väga hästi välja. Vangerdasid juba esimesel poolajal. Gustav Hendrik Seedri tõstid kõigepealt vahetasid Ilvesega kohad ära, saatsid Ilvese äärekaitsesse, siis võtsid Kusti hoopiski välja. Kas natukene noorel poisil ütles tema närv üles või oli lihtsalt vastane selline, et Kusti ei sobinud sinna joonisesse? Ei, ütleme nii, et eks nad hakkasid kõvasti suruma ka, ütleme siin Raudsepa ja Jakovlevi siit vasakust äärest ja näha oli, et tal läks natuke raskelt. Aga ja Ilvese toomine sinna oli põhjendatud sellest, et seda äärt nagu kinni panna. Ja Seedri väljavahetamine oli see, et kuna me jäime 10-kesi, siis meil oli vaja ette nagu kiirust, et Seeder on tubli poiss, aga kiirus on natuke niisugune, millega kalad peab tööd tegema. Eks, ja see oli põhjuseks, miks see vahetus nagu tehti. Kolmapäeval Kuressaare, pikk sõit tuleb. See on nädalasisene mäng ja vist üsna helisel kellaajal, kui ma ei eksi, 7 õhtul vist oli ta. 7:30 isegi. Või isegi 7:30. Vist. Nüüd on meil puudu sellest mängust tipuründaja, nii et tõenäoliselt on siis jällegi Indrek Ilves ja Kristjan Kähri, kes hakkavad siis Kuressaares seda rünnaku põhiraskust kandma või on sul veel mingid omad, hoopis kolmandad krutskid? Ütleme nii, et selle peale peab siin mõtlema, et aega natuke on 3 päeva. Eks me selle asjad nagu paika saame, et ütleme nii, et kõige tähtsam on see, et siin oli Ilves ja Kähka mängis natuke, ütleme tõbistena, mitte et neil nagu mingid palavikku või mingid asju oleks olnud. Aga siin köhisid ja turtsusid, et kõige tähtsam on see, et need mehed nagu täiesti terveks saaks. Aga eks kolmapäeval on mäng, täna on laupäev, 3 päeva aega nagu mõelnud, küll me asjad välja mõtleme. Poisid homme saavad võitu maitsta kodus, rahulik. Täna juba saavad seda. Homme hakkame tööle? Ei, homme on avapäev, et puhkavad pühapäeval, saavad omi asju teha. Hästi, Marko, laseme minema. 3 punkti on käes, silmad on peas ja võiduarve Premium liigas 2018 avatud. Taamal on Tauno, kutsun Tauno siia. Ja Tauno kutsusin stuudiosse tegelikult täiesti, tere Tauno, täiesti mõttega. Mängisid täna oma endiste meeskonnakaaslaste vastu ja sellised mängud on alati natukene, tahad või taha erilised. Mis tunded? Hästi loll küsimus, küsin selle Anu Sääritse küsimusega alguseks ära, mis tunne on? Tunne on ääretult hea, ei hakka valetama, et oli hea meel võita oma sõpru ja pole midagi, nüüd on mul järgmise mänguni õigus veits rohkem rääkida oma sõpradega, väga ääretult hea meel. Mäng oli raske juba nendel põhjustel, millest me Markoga siin rääkisime.
esimest poolaega ja kogu teine poolaeg 10-kesi, aga keskvälja surve oli kohati täiesti maruline, aga peeti vastu. Jah, kahtlemata ikka väga vähemused on keeruline, et seal ei ole midagi teha. Aga ma arvan, me suutsime oma ülesandeid täita ja suutsime selle taga nulli hoida ja pärav oli ees löödud ja rohkem polegi vaja 1-0 ja võit, 3 punkti, mis kõige tähtsamad. 3 punkti järgi kindlasti ka kolmapäeval Kuressaarde. Kindlasti. Sa oled nüüd klubis olnud 3 nädalat, 2 mängu on ka selja taga, ametlikku mängu. Kuidas sa tunned ennast Viljandis? Ma tunnen väga hästi ennast Viljandis. Väga hästi vastu võetud ja väga okei. Markoga koostöö sujub kenasti? Ja keskvälja Aleksiga ka väga mõnus mängida. Saame üksteist aru. Selge, aga ma lasen su puhkama, tema tehtud töö eest ja tule, Alvar, täitsa lähemale siia. Võtame asja nüüd üle. Nüüd hakkab see osa, mille nimi on Fännistuudio. Alvar, sa ei ole olnud, kuidas ma siis ütlen, kõige vagasem tegelane, kui asi puudutab mänguanalüüsi, kui asi puudutab vajadust halvasti öelda ka omadele ja eriti, kui asi puudutab vajadust halvasti öelda kohtunikele. Millist vajadust sa tänase analüüsi algatuseks esmalt näed? No esmalt ikka vajadust hästi öelda, mitte halvasti öelda, et kui alustada kõige algusest, mulle väga meeldis näha peatreener Kristali taktika. Seda, et Kalev on meist hetkel natuke paremini mehitatud, teab ilmselt igaüks, et Kalev on küllaltki suure pauguga ju mingis mõttes selle meistriliga ukse nagu lahti löönud, et on omale mehi kokku ostetud ja mängitakse ikkagi nagu kõrgemate kohtade peale. Need ambitsioon on selgelt suurem kui tulevikul. Ja nüüd peale seda eelmise vooru väga kaitsvat mängu, mis me Florale küll kahjuks Tallinnas 0-1 kaotasime, mingil määral ma eeldasin, et me tuleme natuke sama formatsiooniga Kalevi vastu, et kuna nad on eeldatavalt tugevamad ja ründavamad. Aga see, et Kristal alustas julgelt, koos jaapanlasega oli ka Ilves ette toodud, et selline ründav formatsioon ja mingis mõttes üsna julge ja mulle ka alguses tundus, et võib-olla me anname neil taga liiga palju ruumi sellega, et me ise nii ründavalt välja oleme tulnud. Aga nagu me seisust teame, see tasus ennast ära. Jaapanlane sai oma võimaluse, sai ta ka Tallinnas, seal ta ei löönud ära, siin lõi ära ja lõpuks nii-öelda see julgelt ründava minemine ja see kiire avavärav ju tegelikult otsustas ka mängu. See, et nüüd jaapanlane 2 kollast saab, ei olnud kindlasti kellegi mänguplaanis, kui just mitte ainult kohtuniku omas. Aga jah, kui kiitmisega lõpule minna, siis meeskond sai selle ründamisega hakkama ja sai vajadusel ka 10-kesi kaitsmisega hakkama, et see bussi parkimine tegelikult ju töötas väga hästi ja selle võti oli kindlasti, ma ütleks, võib-olla 2 kõige pikemat meest kaitseliinis. Et Nõmm väga hästi omal kohal, tõrjed ei pidanud palju tegema, aga tast on selline tõeline liider kujunenud selle hooaja algusega, mida ma eelmine hooaeg veel ei näinud nii. Ta on väga häälekaks muutunud, ta on vist ka üsna jõuliselt analüüsinud vastaseid, ta ikkagi juba ütleb kaitsjatele ette, millise jala peale tahab ründaja tulla ja nii edasi. Et sellisest juuniormängjast on ootamatult ja oodatult nüüd äkki ikkagi väga selline suur liider kaitseliinis tekkinud, mis on väga sümpaatne ja oli täna, ma arvan, selle võidu üks võti ja teine oli muidugi Sander Post, kelle presents oli nii tugev, et Arbeiter ja tema meeskond muudeti ründefaasis täiesti ühedimensionaalseks. Et ega kasti, isegi nurgalööke nad ei mänginud kasti. Mängiti lühikesed lahti ja üritati kasti ümber punuda ja sealt löögile minna, mis mingitel kordadel ka õnnestus, enamasti need löögid läksid väravast mööda, nii et Nõmm ei pidanud isegi tõrjuma. Ja need 2-3 korda, kui tal tõsiselt tuli tõrjuda, oli ta omal kohal. Nii et super töö Viljandi poolt ja täiesti teenitud võit, ma arvan. Siin ei ole õnnega midagi pistmist praegu. Kuidas sa hindad, Tauno nüüd käis meil siin stuudios ka, kuidas sa hindad teiste, ja suhkest me rääkisime tegelikult, võtame siis 3. legionäri ette, et kuidas sa hindad meie 3. legionäri Alex Roosalu tööd, et ta küll lõpuni täna ei mänginud, aga keskväljal ikkagi mingitel hetkedel selliseid väga olulisi otsuseid võttis noore poisi kohta väga külma peaga ikkagi vastu ja väga hästi tsementeeris seal. Jah, Roosalu mõttus mõlemad keskväljal ikkagi väga head täiendused. Nad tajuvad üksteise liikumisi väga hästi, selles mõttes nad töötavad nagu ikkagi
eriti hästi paarina veel arvestades seda, et nad ju sisuliselt on koos mänginud loetud nädalad alles. Et nad on ju mõlemad tulevikku laenatud, tulnud täiesti erinevatest suundadest ja siin nii-öelda nagu kokku mängima pandud, et eriti veel selle lühikese aja kohta minu meelest on see tulemus väga hea ja muidugi seda kajastab ka tänane mänguseis. Ja siis ma nüüd jõuangi tegelikult sinna, et kui meil eelmisel hooajal oli kasutada siis Florast Herol ja Kaljust Vlassi, siis võib nüüd tegelikult juba 2 mängu põhjal ikkagi enam-vähem julgelt öelda seda, et klubi juhid ja peatreener on siiski koosseisu komplekteerimisega, ehkki ta venis nagu pikaks, pannud jälle täppi. Ei tahaks ära sõnada. 2 vooru pealt on need liitujad ennast kindlasti õigustanud, aga muidugi ise küsimus, kas need liitujad on tulnud just sellele positsioonile, kus me kõige rohkem abi vajaksime. Et kui eeldada, et Lang tuleb äkki tagasi, et Taar tuleb tagasi, et Kübar saab terveks, et Illimar Loigo on tegelikult seal keskväljal valmis mängima. Roosalu on võimeline ka keskkaitses mängima. Jah, et selles mõttes nad on hetkel meie praeguses algkoosseisus ilmselt üsna asendamatud, aga hooaja lõikes tervikuna, kui eeldada, et nimetatud mehed ehk tagasi tulevad ja vormis on, siis tõenäoliselt meie koosseis karjub võib-olla rohkem niisugust ründavate playmakerite järele, keda olid Herol ja Vlassi eelmine aasta. Aga kelle kohta jällegi on ka Ilvest väga kenasti võimeline täitma juhul, kui meil oleks äärekaitses. Jah, täpselt, aga nagu me täna nägime, meil tegelikult ei ole. Et see on suur probleem, aga eks tuleb minna üks mäng korraga ja tuleviku koosseis nende 2 seni peetud ametliku mänguga sel hooajal on tõestanud, et sisu on väga palju ja ollakse valmis ka võib-olla teatud hetkedel üle oma võimeta natuke mängima. Seedri puhul muidugi ei saa ära unustada seda, et oli tegemist poisi esimese mänguga põhikoosseisus ja kindlasti, nagu me siin väljaku kõrval enne kaadriväliselt sinuga rääkisime, siis see, et Viljandi tulevik näitab Flora vastu sisu, tundub ühest küljest nagu loogiline ja teisest küljest ongi olnud ju tulevikul tihtipeale problemaatiline see lähikonkurentide vastu sisu näitamine, et Seeder ikkagi teadis seda, et siia mängu tullakse võitma ja tema silme all, tema nii-öelda põhikoosseisu debüütmängus oleme me 10 ja sinu äärel on vastas Raudsepp ja Jakovlev, kes on vist võib öelda, et kogu liiga ühed kiiremad tegelased sellel äärel üldse, et selles mõttes ega Seedrile ette heita sisuliselt ikkagi midagi saa, mees mängis oma võimed välja ja Marko Kristel tegi selle vahetuse ikkagi väga õigel hetkel. Jah, ideaalis oleks võinud veel mõni minut veel varem isegi, aga sest seal hakkasid juba inetud asjad toimuma, et ta ei saanud nende 2 mehega hakkama ja tal hakkasid söödud selja taha juba selgelt minema ja hakkasid senderdused kasti tulema, aga õnneks need muidugi tuleviku õnneks need ei realiseeritud ära. Aga jah, Seeder on noor poiss, tal on ainult tulevik ees, saab ainult paremaks minna ja tänases mängus senikaua, kui ta sees oli, ta ikkagi tegelikult oma koha mängis välja. Aga jah, kui Ilves kaitsesse ära toodi ja jaapanlane kaartidega välja läks, siis ta jäi jusku selle tipuründaja kohale, mida ta ei oleks suutnud välja mängida puhtalt oma kiiruslike omaduste pärast juba ja see oli väga loogiline vahetus muidugi, et Kährs sisse tuua. Räägime natukene põgusalt sellest kaardist ka, sellest saatuslikust kaardist. Meil ei ole teile veel praegu näidata fännistuudio otseülekannet ajal olukordadest kordusi. Ma usun, et me oleme tehniliselt selleks võimelised umbes 2-3 mängu pärast. Siis saame analüüsida ka juba nii-öelda otse pildis siis nii-öelda neid olukordi, kuivõrd Alvar ütles, et ta mängu hetkel seda teist saatuslikku kollast kaarti, mis siis Yosuke Saito punasega minema saatis, ei näinud, siis otsustasime kaadri taga, et selle koha pealt kohtunikule anname armu ja seda siin lahkama analüüsima ei hakka, aga kohtuniku vile terviklikkuse kohta tahad sa ometi paar sõna öelda, nagu ma aru sain? Jah, kindlasti. Kõigepealt ma ütlen ka seda veel, kui sa mainisid 2 korda praegu, et see kaart oli saatuslik. Ta oli saatuslik jah, selles mõttes, et me jäime 10, aga mängu lõpptulemuse osas, nagu me teame, ta saatuslikuks ei saanud ja või et niivõrd, kui ta üldse sai, võib-olla sai isegi positiivses mõttes, sest kui praegu kas või teha nendest mänguolukordadest selline videopapurrii, siis me näeme, et need Kalevi kõige olulise või kõige ohtlikumad hetked tuleviku väraval olid tegelikult siis, kui tulevik oli veel 11 üldse.
minu meelest. Need jäävad kuhugi 10. ja 20. mänguminuti vahele. Siis läks see surve eriti suureks ja nad jõudsid ka päris kastist seest ohtlikult mitmel korral löögil. Seal oli paras ime, et seda ära ei löödud. Aga hiljem, kui tulevik kümnekesi ikkagi selgelt bussi parkima hakkas, tegelikult neid võimalusi enam eriti ei tekkinudki. Nii et see on see klassikaline olukord, kus meeskonna sisu väljatulemiseks ongi vaja seda, et üks mees oleks vähem. Ehkki fänni süda muidugi eelistaks, et neid olukordi oleks võimalikult vähe. Jah, see hoiab muidugi taastumatuid närvirakke väga palju kokku, aga veel teine aspekt, mis on ka võib-olla mul hea meel praegu välja tuua, et nüüd siis olles siin esimese kodumängu järel, väga raske kodumängu järel nii-öelda võitjana siin platsi peal, et mäletatavasti eelmise hooaja alguses sellised mängud meil kippusid viimastel minutitel ära minema. Just ära minema, jah. Et küll esimese mängu Sillamäe vastu me võitsime, aga siis need Tammeka Paide, mis siin tulid, kus me juhtisime ja me andsime lõpuminutitel ära, et minul täna küll tegelikult tiksusid need eelmise aasta kogemused nagu natuke kõrvad. Sa ei olnud tõenäoliselt ainus selle koha pealt. Ja see, et me täna vastu pidasime, ma ei taha nüüd sellest mingeid ülikaugel ulatavaid järeldusi teha, see ei oleks mõistlik, aga kui üldse midagi, siis saaks öelda, et me oleme küpsemad selle võrra kindlasti. Mängiti rahulikumalt, näidati küpsemat sisu ikkagi. Viljandi Tulevik on ju meeskond, kes paratamatult ikkagi suurema osa vastaste vastu peab minema kaitsest lähtuvalt mängima. Eelmine peatreener Aivar Lillevere ju tegelikult ehitas seda, siis ütleme, tagasi Premium-liigasse tõusnud Tuleviku nii-öelda kõrgliga väärilist kaitset. Marko Kristalit sa korra siin juba kiitsid, kuidas sa praegu näed, kas Marko on selles mõttes Aivari töö võtnud ikkagi aupaklikult ja efektiivselt üle, et see tugev kaitsetöö, mida siis täna sai näha, et see treeneri käekiri on sulle meele järgi? Jah, tähendab, huvitav oleks sellele küsimusele vastata peale seda, kui me oleme Kalevi tugevusega meeskonna vastu mänginud 11 terve kohtumise. Et see, et me Flora vastu kaitsest lähtuvalt mängisime, seda oleks teinud iga treener, mitte ainult Lillevere või tema koolkonna esindajad, või ütleme vähemalt iga terve mõistusega treener. Nagu mitte et ma tahaks Saho Vaiko kohta midagi siinkohal halvasti öelda peale nende eilset 0-6 kaotust, kui nad lahtiselt läksid, aga et huvitav oleks jah, mis oleks täna saanud, kui me oleks terve mängu mänginud Kalevi vastu, terve kohtumise terves koosseisus. Et siis oleks see kaitsetaktika ja selle võimalikud ka võib-olla siis puudused välja tulnud, aga praegu me olime sunnitud kaitsest lähtuvalt mängima ja meil oli sisu, et sellega nii-öelda võite ära tuua. Aga ilmselt peale Kuressaare mängu me oleme targemad. Otsin siit telefonist üles, mis jäi seis Pärnu Tammeka mängus, seal läks Tammeka 3. minutil Rauno Tutki oma väravast juhtima ja kohe telefon ütleb mulle, et see seis nii jäigi, ehk siis Tammeka 1, Pärnu 0. Mida see sulle ütleb tegelikult? Tammeka on meeskond, kes eelmises mängus täpselt sama skooriga võitis Kalevit, ehk siis tegelikult on peale 2 mängitud vooru olukord, kus kõik lähikonkurendid, kellest siis Kuressaare ja Pärnu on hetkel jäänud punktideta, aga Kalev, Tulevik ja Tammeka on kõik löönud üksteisele nii vähe väravaid. Need mängud on läinud kinniseks, kui me meenutame möödunud hooaja lõppu Linnastaadionil, kus meil olid siin Paidega 3-4 mängud, Pärnuga võõrsil 3-4 või 3-2 sellised mängud. Mis see ütleb tabeli tagumise otsa kohta, et on õpitud eelmisest aastast? Jah, samas on vara üldistada muidugi, iga mäng on ju erinev. Ootame ära, kui muru peale saab. Jah, ega see nii ei jää, aga tänane mäng vähemalt tulemuse põhjal siis näitab, et ikkagi ka Pärnu on valmis meistriliigas mängima. Pärnu on olnud ilmselt liiga terviku taseme seisukohast kõige suurem küsimärk ja Tammeka ikkagi peaks eeldatavalt olema tabeli tugev keskmik, aga see 1-0 on väga sportlik tulemus. Et olemata mängu näinud ja võib-olla statistikat teadmata. Lõpetuseks hästi lühidalt paari sõnaga kolmapäev Kuressaare, mida Alvar ootab? Ainult võitu.
selles mõttes. Muu ei rahulda. Absoluutselt, kui tulevik tahab ikkagi olla ikka tõeliselt meistriliiga vääriline ja mitte hooaja lõpus siin küüsi närida, et üleminekumängudest või liigast väljalangemisest pääseda, siis Kuressaaret ikkagi peaks võitma, aga ega tingimused on rasked, selles mõttes ju see on ikkagi talisport hetkel veel pooleldi tööpäeva õhtu, ma ei kujuta ette, kuidas see meie amatöörmeeskonna mängijatele üldse sobib ja nii edasi ja nii edasi, aga loomulikult ainult võit. Tõmbame siit otsad kokku, 3. voor, teine mängitud voor, 1-0 võit, silmad peas, punktid tabelis, kolmapäeval Kuressaarde ja laupäeval siia samma väljakule tagasi. Nägime siin kaadri taga praegu mõtlikult istuva väsinud Rain Tölpusega hirmsat vaeva eile, et see mängu kõlbulikuks saada, see väljak saime ka vastastelt kiita selle eest. Nii et laupäeval selle kauni murulapikese, kunstmurulapikese pääle olete tagasi oodatud ja kolmapäeval ärge siis unustage, jälgige meie sotsiaalmeediat ka. Kolmapäeval koguneme jälle Tartu tänaval Legendis, meie fännipesas. Seal maitseme joogikest ja söögikest ja vaatame suurelt ekraanilt mängu, nagu me tegime seda esimesel korral Flora vastu, kui meie poisid Tallinnas mängisid. Ja meid oli seal palju, see emotsioon oli mõnus ja ma usun, et Rain on seal kohal ja mitmedki meie sõbrad ja fännid veel. Nii et fännistuudio number 2 lõpetab, läks vähe pikaks, aga see tänane mäng oli seda väärt. Näeme jälle.